Tere rahvas! On aeg kuulata üle kõik 35 laulu, mis tänavu Eurovisioonil konkureerivad ja neid siis ausalt hinnata. Ühesõnaga, aus arvamus Eurovisioon 2026 lauludest. Let's go! Ma olen seda videot ülipalju edasi lükanud, sellepärast et Eurovisioon sellel aastal on nagu on. Meil on väga palju skandaale, meil on väga palju muresid, aga ma otsustasin, et ma ei lase sellel teemal ikkagi endalt ära võtta midagi, mis mulle nii palju tähendab. Ma ei ole Eurovisiooni teemadel sellel aastal nii palju sõna võtnud, just sellepärast, mis seal kõik taustal toimub. Aga see üks videoke, kus me hindame eurolugusid, ega see mingit paha ei tee. Nii et siin me oleme. Neid kõiki laule hindama suundumas. Ma kuulan neid laule selles järjekorras, nagu nad mul siin YouTube'is Eurovisiooni enda playlistis ette tulevad. Ei mingisugust tähtsuse järjekorda, ei mingisugust tähestiku järjekorda, ainult laulud ja tõenäoliselt copyrights. Nii et me alustame Bulgaariaga. Laulu nimi on Bangaranga, esitajaks Dara. Väga palju lubav algus. Welcome back, Bulgaaria! Puusad tõmbab kohe nõksuma. Okei, see võttis ju täiesti uue pöörde. Siin on nii palju erinevaid stiile sees, see on päris lahe. Ja meil on jälle mingi uus elamine, uus hingamine. Meil oli väga tugev algus sellele videole. Bulgaaria on nii tagasi. Teate, ma ei ole neid Eurovisiooni ootse peaaegu üldse see aasta jälginud. Aga kuhu pannakse Bulgaariat? Siin. 13. Minule väga meeldis. See oli siuke laul, millele sa tahad teha seda liigutust. Ma nii palju tean, et see lauljatar pidi päris kuulus olema Bulgaarias, aga et see laul ei ole üldse tema võimete vääriline. Millest ma nagu mõnes mõttes saan aru, aga see on lihtsalt väike peolaul. Mulle meeldib. Mina laseksin Bulgaaria finaali küll. Meil on järgmisena Rumeenia, Choke Me lauluga. Ma vaatan praegu, et mul ei ole enda notesidesse ühtegi märkust selle laulu kohta tehtud, ja et ma ei ole seda isegi kuulnud. Super, me saamegi esmaesitluse Sindi kõrvadele ka. Oi, epilepsia warning, trigger warning, trigger warning. Mulle see beat täiega meeldib. Okei. Väga lahe rokilik. Mulle alati siuksed sünged, tumedad laulud meeldivad. Küll aga see Choke Me, natuke cringe. Vaadake nüüd, kui mul on endal ka laul väljas, siis ma saan teiste lüürikat kritiseerida avatud sülega, sest et minu laulu lüürika on Bangarangorang. Aga muidu täitsa palju lubav ju. See lauljatar näeb veits välja nagu Winona Ryder. Isegi natuke rohkem kui veits. Väga näeb välja nagu Winona Ryder. Mega äge meloodia. Sõnad sõnadeks. See meloodia on awesome. No. Okei, see bridge oli. Wow.
see oli väga positiivne üllatus. Selle laulu panen oma playlisti. Vaatasin muusikavideos on siukest Lordi vibe'iga ja Lordit ma armastan. Hard rock, halleluuja, hard yeah! Rumeenia lavalist poolt ma väga ootan peale selle kuulamist praegu, sest et siin annab nii palju lavaga teha, nii palju valguse ja pimedusega mängida. Ma olen tõesti kindel, et fitid on point. Mulle Rumeenia laul väga meeldis. Finaali palun. Kuhu teid ennustatakse? Kärisin kohe ülesse. Okei, 8, top 10. Ma täitsa näen seda. Kui nad selle lavaga tõesti seda laulu tõstavad, siuke rockilik stiil ei pruugi paljudele peale minna, eriti kuna siin selles nagu bridge'is ei olnud mingit sellist tugevat umfi juures, mida võib-olla oleks vaja olnud, aga see laul on väga hea. Mulle tõesti meeldis. Järgmine on Gruusia. Lauluga On Replay. Bzikebi. Okei, stilistile palgakõrgendus. Kohe. Step left, step right, neon lights, ignite. Tegin ühe laulu ja kohe ma kritiseerin kõikide teiste laulude sõnu. Cat's eye movie. Kuni refräänini ta oli natuke igav ja ta päris ei püüdnud mind kinni, aga nii kui see refrään tuli, võt siis ta haaras ka minu tähelepanu. Võt siin on jah, need salmid on nagu nõrgad veits. Eriti see pre-chorus. Aga refrään! Väga lahe tantsuliigutus ka. Ma ütleks, et kokkuvõtlikult on ta väga Eurovisioonilik laul. See kuidagi sobib lihtsalt sellisesse Eurovisiooni sfääri. Mulle tundub, et potentsiaalselt võib see olla ka tehtud puhtalt Eurovisiooni jaoks. Need samad tipsud, kes siin laulavad, on käinud ka juuniori Eurovisioonil ja võitsid juuniori Eurovisiooni aastal 2008, kui ma ei eksi. Ja siis nad esitasid siukest bzz laulu täiesti väljamõeldud keeles, väljamõeldud sõnadega. Ja siin on ka vahepeal mingeid väljamõeldud sõnu. Et see on nende thing, mulle tundub. Refrään on lahe, muu on nagu siuke aga ref on cool. Albaania. Mul on instant külmavärinad. Holy, mis videoga. Kella tiksumine seal taga on. Oh my god! See lõpu pikk noot oli ka täpselt see, mis seal pidi olema. Need väiksed detailid seal produktsioonis, need kellatiksumised, need kongihelid, need olid kõik lihtsalt täiuslikud. Kuhu teid ennustatakse? Miks sa ei ole siin? Miks sa ei ole topis? Mida te ajate 25? Nalja teete mulle või? Nalja teete mulle või? Ma ise hääletan selle laulu poolt 100 korda lihtsalt, et ta
oleks vähemalt 24. Mis te arvate, et ei saa finaalistki edasi või? Millest me räägime? See oli täiesti masterpiece, okei? Kui Soome ei võidaks sellel aastal Eurovisiooni, milleni me veel jõuame, siis see oleks mu top 1 kandidaat. Vau, ma lihtsalt, vau. Kuidas me siit edasi liigume? Millega me siit edasi liigume? Tšehhiga, mis Tšehhil üldse on vastu panna sellele? Daniel Ziska, näita mulle, mis sa oskad. Kui neid sõnu siin allkirjas ei oleks, siis ma ei saaks pooltest sõnadest aru. Te isegi ei näe ilusti neid sõnu, ma võtan need ära üldse, siis te ka ei saa aru. Okei, kogub tuure. Kaotas ära need tuurid. Issand, see ju täiesti kaotas ära need tuurid. Laul jäi vait lausa. See on hästi artsy, nii see laul kui see video, nii artsy. Ja võib-olla isegi natuke liiga artsy. Kui see lavaline pool ei ole see, mis sellest laulust teeb täiusliku kupatuse, minu arust on igav. See on nagu üks sõna, see Crossroads, on tempod ja siis see tempo kaob ära. Never mind. See on hästi John Steersilik. Kas te mäletate, John Steersi esindas Šveitsit? Hästi samasse auku läheb see, lihtsalt kehvem. Et kuigi ta tegelikult on ilus, siis ma ei tea, minus ei tekitanud see ühtegi emotsiooni. Lihtsalt igav oli. Sorry. Nii, järgmine on Horvaatia. Andromeda, Lelek. Girl, halloo! Te varastasite minu luki. Nad vaatasid, ei viitsi, ei saa muusikavideot, mõtlesid, päris äge ja tegid järgi. Hagi! Oh my god, neid on nii mitu ja nad kõik varastasid mu luki. Hagi d. Ta on hästi filmilik laul. Mind hoidis see visuaal praegu täiega vaatama ja tegelikult see laul ise on ka ju mega võimas ja mega valmis. Väga äge naiste võim, mis siin esindatud on. Aga ma tunnen, et see, mis mind praegu hoidis seda kuulama, oli see muusikavideo. Et tal võiks ikkagi ja peaks lavaliselt olema tugev visuaal, et rahvas ära ei kaoks. Aga üldiselt oli ta päris vägev. Mulle täitsa meeldis ta. Lihtsalt, miks te võtsite minu luki endale ja viisite selle Eurovisioonile? Ilma minu loota. Ilma minuta. Okei, Armeenia. Paloma Rumba. Okay. Same old place, familiar faces, copy paste my dates. Okay, mis pidu. Round of kiss in the ground and then I'll be gone for good. Paloma Rumba, let's go. Delete my number with the phone. See on siuke täiega vabaks laskmise laul. Lihtsalt võtad kõik kohustused, viskad nad nurka ja elad elu. Paloma Rumba! What the hell? Nägite ta üldse? Ta on hot või? Mida ääd see? Oh my god! Okei. Väga tempokas laul. Ma ei tea, tal ju tegelikult ei olnud mitte midagi viga. Päris nagu siuke lõbus YOLO laul. Võib-olla YOLO on see, mis seda kõige paremini kirjeldab. Aga ta ei teinud mu jaoks mitte midagi. Ma küll kuulasin ta lõpuni
oli, aga ma juba nagu liiguks hea meelega edasi, sest järgmisena on meil Itaalia. Cominciato tutto quanto dal principio, io che per te ero solo un uomo sconosciuto, poi diventato un re dal cuore innamorato. See on nii stereotüübiliselt selline laul, mis esindab ühte Big Five riiki. Nendel on alati, siuke laul, lihtsalt viisakas, ma ei tea, mida ma rohkem ütlen selle kohta, täitsa viisakas laul on ju. E si accenderà la musica e qui ti aspetterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre, legati per la vita che... Siuke, et ega ta midagi erilist ei ole, aga samas midagi viga ka ei ole. Et kindlasti on inimesi, kellele see laul meeldib ja kellele see korda läheb. Ta on siuke balletivahetus, võib-olla balletipuhastus isegi. Mind jätab ta külmaks, aga ega ta niisama seda Itaalia konkurssi ei võitnud. Ilmselgelt paljusid ta ei jäta külmaks. Nii et kui te tahate, võite selle loo lõpuni kuulata, meie siin liigume edasi Leeduga. Kuigi ma ei tea, kas ma tahan selle Leedu peale liikuda edasi ausalt öeldes. Oi, siit tuleb mingi deep stuff. Виданося без съргъръшъсо, къзриста тъсклауса, налкоеш гивено. Ta on nagu Blue Man Group, aga solo ja hõbedane. Kas siit tuleb midagi? Ta siin päris palju vihjas, nagu see hakkaks kuskil suunas liikuma, aga veel ei ole seda juhtunud. Solo quiero más, even if we're living in a mad world, even if there are no more gods to pray for. Solo quiero. Selle refraani puhul ja üldiselt selles laulus ka produktsioon on suurepärane. Mulle see produktsioon väga meeldib. Küll aga eriti veel siin refraanis see laul ise ja see nagu meloodia selle laulul nii halb. Even if we do, mida iganes ta ütles siin. Ei meeldi. Ainult see produ võiks olla. Solo quiero. Produ on mega ju. Nagu mega. Võtke see laul ära siit pealt. Ei, mind see Leedu laul ei koti absoluutselt, aga selles mõttes ma kordan ennast mitmendat korda. Produktsioon on oi kui hea. See laul võiks lihtsalt beat olla. Ainult beat, mitte midagi muud, mitte mingit vokaali, mitte midagi. Lihtsalt see produktsioon, super. Okei, kes meil järgmine on? Saksamaa lauluga Fire. Stop denying, no lying no more. Boy, I'm out of your league. Nonsense what you've been doing to me. Just know that I could take my revenge. I could go up with all of your friends. Ta nii üritab olla siuke girl boss, I'm a baddie, aga need sõnad. I'm on fire, fire. You're a liar. Stop denying, no lying no more. I'm on fire, you're a liar. Like a vampire, you act and come out the night. Stop denying, no lying no more. See on nagu alustava artisti debüütsingel, mille plaadifirma lihtsalt andis talle ja nüüd ta peab selle nagu täie rinnaga maha müüma, aga tead, ma ei usu, et ta ise ka sellesse laulu usub. Tõesti ei usu. Ta on ju baddie. Ta ju tegelikult on baddie. Sa tahad öelda mulle, et ta usub nendesse sõnadesse, et I'm on fire, you're a liar, I can fake it till I make it, but I won't. Millest me räägime? Sest mina ei usu ja mulle ei meeldi. Järgmine on Šveits laul nimega Alice. Esitajaks Veronika Fusaro. Alice, your pretty green eyes are magic.
My precious prize, I've studied your ways, the way you behave. Can I spill my secrets to you? Lesbide propaganda poolt olen ma alati. No, you really love me, don't lie. Aga ma ei tea, kas ma selle laulu poolt olen. Okei, kerime edasi, mis siin Bridges toimuma hakkab. Okei, kidrasoolosid pooldan ma ka alati. Tore lauluke, go lesbians ja go kidrasoolod ja palju õnne, et jõudsite Eurovisioonile. Kreeka, Ferto. Vot, see on nüüd suur fännide lemmik. Olge valmis. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Real estate, φέρτο, sashimi tuna, φέρτο. Χρήζω ρολόγια, lead designer, σου λέω φέρτο. Ferto. Φέρτο, φέρτο, και escargot, φέρτο. Radicals, ¿dónde estás? Σου είπα. See Ferto, kui ma ei eksi, tähendab nagu anna siia. Et ta vist nagu loetleb siin asju, et anna siia. Ma ei tea, raha, anna siia. Hea töökoht, anna siia. Et ta nagu Ferto. No põhimõtteliselt on see manifesteerimislaul ja mulle manifesteerimine meeldib. See laul, ma ütleks, läheb väga sinna samma auku, nagu läksid Kääria, Joost Klein, Tommy Cash, et ta jätkab nagu seda triloogiat. Eks näis, kas ta saab ka Robbed. Kuhu praegu ennustatakse seda? Näe, 5. koht ikkagi topis sees. Όσα στερηθήκαμε παλιά. Νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω. Μη μας λείψει κάτι ξανά. Θες με μαμά, αγοράζω Laulu! θα σου πάρω και σένα πολλά. Σπίτια, αμάξια και εξοχικά. Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε Mulle nii meeldib see laul, see on väga lõbus, ta on väga äge. Ta lihtsalt oma riigi valimisel oli mega lollaka outfitiga. Et ma loodan, et see outfit ei lähe Eurovisioonile. Please, jätke see outfit Kreekasse maha. Ärge viige seda Austriasse. Aga muidu mega fun laul, mulle väga meeldib. Hea töö, Kreeka, hea töö. Järgmisena on Malta. Kuule, millal me selle Soomeni juba jõuame? Ma ei suuda ära oodata. Hello, my friend. Is it the end? I don't recall the time you said goodbye. See on siuke laul, mis esindaks Itaaliat. And if you're feeling cold tonight, I'll meet you here now, don't be shy. Teate, ma ei tea päris täpselt, mida ma arvan sellest laulust. Kas üldse nagu midagi arvan? Minu arust on see väga poolfinaalikas. Liigume edasi. Moldova. Moldova laulu nimi on Viva Moldova. See on mingi turismilaul. Nii. Viva Moldova, aloha, addio vita loca, sono roca, Europa, Palma di Mallorca, saluti a tutti, Moldova is on duty, yeah una, yeah nova, welcome to Moldova. Oot. Mis siin just juhtus? Ma hindasin raamatut kaane järgi konkreetselt. Nime järgi hindasin laulu praegu. Müü mulle seda Moldovat maha. Reklaamiturismi. Kutsu üles turismile. Patria mama, te amo, forever, me chiamo, la lucru, la ziamă. Girl
see on nii hea. See räpi ja nagu kultuurse muusika kombo. Mega. Republika Moldova. Tell them. Ma tulen. Väga äge, mega vägev, vinge, awesome, lahe, cool, tuus. Oota, ma tahan lõpuni kuulata. See on headbangimise osa. Okei, ma tulen. Okei, Moldova, ma tulen. Sa ütled, et ma olen welcome. Ära muretse. Ma olen tulemas. See laul müüs mulle Moldova täiesti maha ju. Viva Moldova! Kuhu teid ennustatakse? Nii lahe laul. Nii all. 15. Okei, tehtav. Järgmisena on Eesti Vanilla Ninja. Too epic to be true. No kuulame ikkagi meie laulukest ka. Kuulame. Kas ma midagi ütlema hakkan? Vaevalt. No lihtsalt natuke kuulame meie laulu ka. Girl Power! Austria. Steh vor dem Club, bin schon gespannt. Sag, hast du Lust auf einen Tanz? Roll previous clip. Das soll kein Witz sein, weil ohne Tanzschein, da kommen sie nicht rein. Olen kuulnud, et kui ei ole midagi head öelda, ära ütle üldse midagi. Aserbaidžaan. On juba iga kerime edasi. Öeldakse, et suurtest heartbreakidest kunstiinimestel tulevad ka suured kunstilised teosed. Tema heartbreak vist ei olnud nii suur või ta lihtsalt ei ole nii kunstiline inimene. Ukraina. Oh. Oh. No playlisti laul see mu jaoks ei ole, aga siin on päris huvitavad käigud. Jälle midagi natuke teistsugust. Mulle see kaameratöö meeldib, et on nagu käes hoitud ja veits siuke värisev, täitsa tuus. Vot see pikk noot oli äge. Ta oli väga lihtne, väga ilus, aga väga võimas. See oli super. Montenegro. Ma kraje moje ja cichot zadalje i srca sad vadi molovo. Sve gotovo, sve gotovo.
nii palju naisi ja naiste gruppe on Eurovisioonil see aasta. See on lahe. Väike koreo, väike dance break siia. Nad tunduvad siuke grupp, kes laval võiks vaikselt ihu paljastama hakata ja siis punaste valguste sees tantsida. Järgmisena Prantsusmaa. Millal me saame Soome laulu? Reaalselt millal? Ma ei viitsi neid teisi laule enam kuulata. Ma tahan ainult Soome laulu kuulata. Quand tout s'illumine dans tout Paris, que les rues se vident, je reste ici. J'ai cherché ton amour dans tout. Kusjuures see Prantsusmaa esindaja on ainult 17-aastane. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, ça te foudroie. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, tu ne seras jamais perdu. Ega me sellest ooperist tõenäoliselt ei pääse. Või no ilmselgelt me ei pääsenud ka sellel aastal ooperist, sest kord juba niimoodi on, et kui võidab mingi stiilis laul, siis järgmine aasta seda stiili tuleb mitu tükki. Ja kuna meil võitis 2 aastat järjest laul, kus on ooperit, siis muidugi on meil ka 3. aastat järjest laul, kus on ooperit. See instrumentaal on päris äge ja see ülesehitus iseenesest on ka väga tugev. Midagi jääb siit minu arust puudu ja võitu ma siin ei näe, isegi nende crazy nootidega mitte. UK, look mom, no computer. So sick of doing the whole 9 to 5. I pay my dues, I'm just staying alive. And I'm so bored of it. Oh, what's the point of it? Siin on veits sellist sama vibe'i nagu selles Rumeenia laulus, et tööl peab käima, kontoris peab istuma, Ma olen täiesti kindel, et see laul meeldib väga lastele. Siin on seda kaasahaaratavust, seda 1-2-3, mis väikeste kättemaksukontori fännidel kindlasti korda läheb. Üldse see ülesehitus on väga siuke, et lastele see 100% meeldib. Kas see ka mulle meeldib? Ei, mind väga ei huvita see laul, aga ma olen selle kuti intervjuusid vaadanud ja ta tundub nii tore ja siiras ja sümpaatne inimene. Ja see on ju lõppude lõpuks kõige olulisem, et inimene oleks tore. Ja tema tundub, et on. Lihtsalt laul mulle ei meeldi ja nii on. Serbia. Lucifer jõudis ka Eurovisioonile. Nii palju ilusaid poisse on siin laval. Bring back poistebändid ja eriti bring back Eesti poistebändid. Okei. Okei, poisid, röökige poisid. Elage need emotsioonid välja. Mulle sellised sünged laulud tegelikult tavaliselt meeldivad. Olen seda ka siin videos juba maininud. Aga see nagu oli natuke igav. Õnneks need ilusad poisid veits päästid seda, aga üldiselt, ma ei tea, mingit nagu tugevat emotsiooni ja jälge see minus maha küll ei jätnud. Järgmisena Austraalia. Shadows in the moonlight, dancing with the sun. Siuke mingi Eurovisioonilik touch on siin nagu iseenesest ju täitsa olemas.
vokaalselt mega võimekas lauljatar, aga see laul esimesest noodist kõlab selline, et siin tuleb modulatsioon ja siin nagu miski hoiab sind nööri otsas, aga samas otseselt midagi ei paku. Ja klaverit oskab ka mängida. Andekas lauljatar, andekas naine. Nojah, ühesõnaga hästi Eurovisioonilik laul, selline, mis kuulad ära, aga hääletama ei kuku selle poolt. Aga tõesti, see naine ise mega ilus, mega võimekas laulja, mängib klaverit kogu kompott ju. Me oleme jõudnud võidulooni, milleks on Soome. Ois viisaampi häipyttää. Miten tunteet vois jäädyttää? Sä oot. Soome on viimased paar aastat oma Eurovisiooni kandidaate avalikustanud niimoodi, et nad lasevad 7 tööpäeva jooksul igal päeval uue laulu välja. Ja kui see laul välja tuli, saad aru, see oli lihtsalt game over kõikidele teistele. Kusjuures see võitis Soomes ülekaalukalt oma riigi valimise ja nad tegid enda riigi rekordi nende punktidega, mis nad said. Isegi Cha-Cha-Cha ei saanud nii palju punkte, kui sai Liegen Heiden. Oh my god, ja Soome võidabki Eurovisiooni, täiesti haige. Me oleme seda hetke nii kaua oodanud. Meie, soomlased. Soome riigil ei ole mitte kunagi olnud nii head laulu. Terves riigis mitte kunagi ei ole olnud nii head laulu. Kui on Liegen Heiden, Pede Parkkonen ja Linda Lampenius. Holy shit! Paneme selle video kinni, siin ei ole mitte millestki enam rääkida. Terve video vältel ei ole tegelikult olnud mitte millestki rääkida, sest see on kindel, et Soome võidab Eurovisiooni ja nii on. Vau, ma tahan ainult seda laulu kuulata, ma ei taha ühtegi teist laulu enam kuulata, ma tahan ainult Soome laulu, sest miks ma kuulan neid kaotajaid, kui ma võin kuulata võitjat? Okei, kuulame Norra laulu. Väga tore beat ja Måneskini Fit on ka seljas. Ega see nüüd mingi maailma muutev laul ei ole, aga ta on tore, ta on lõbus ja ta on tore laul ja mis selle puhul kõige olulisem on see, et neil on laval lihtsalt lõbus ja see ongi ju kõige olulisem. Mida rohkem ma selle lauluga kokku puutun, seda rohkem see mulle meeldib. Lõbus ju, tore, see on hea töölaul. Ja neil on endal lõbus. Tore laul, aga liigume edasi järgmise juurde. Belgia. I got that summer on my skin. It burns, it lives, it burns within. That wheel is hot and I'm driving. Rains are gone, but I'm sinking. I'm gonna burst, I'm gonna scream. Ma ei tea, siiani ei ole väga mingit emotsiooni. Ma ei kujuta ette, kuidas nad seda lava peal maha müüvad, et videoga sa saad nagu mängida, aga ma ei tea, miks see laivis olema saab. I keep dancing on the ice where everything dies, frozen to the bone. I keep dancing on the ice cause I feel alive. I'm satisfied. Keep dancing on the ice. No tore, et väike dance break ka siia vahele tuli, aga üldiselt ta on nagu võib-olla liiga modernne. Ma ei tea, liiga tänapäev ja mind väga ei koti see laul.
Küpros on järgmine. Sorry, ma lihtsalt üldse need laulud ei kotti enam ausalt öeldes, sest et Soome sai kuulatud. Follow me into the music. Let's dance the night away. I wanna play with the rhythm, moving left, right. And kunna tokarni su, shake your shoulders, hips too. Tika taka 1, 2. Let your body move. Hear the beat of the drum, got you feeling. Vot see on see, mis Saksamaa arvab, et ta on. No mitte, et sellel Küprose laulul ka nüüd mingid mega geniaalsed lüürikad oleks. Aga vot see Pihv müüb mulle kindlasti oma laulu rohkem maha, kui see Saksamaa tšikk müüs. Kultuuri on, tantsu on, igal Eurovisioonil peab üks sellises stiilis laul olema ja tavaliselt sealt kandist Euroopat need lood ka tulevad. Talle endale mulle tundub, et see laul väga meeldib. Mind jätab ta külmaks, tšalla, tšalla. Mina tahan vähem tšallat ja rohkem liegin heidint. Järgmine on Portugal. No silêncio do luar, sopra o vento de Juba on igav. Nad on nii nuinnud. Mulle ei meeldi see laul, see on igav mu jaoks, aga ma ei taha nende kohta mitte midagi halvasti öelda, sest nad on nii nuinnud. Nad on nii nuinnud. Ma loodan, et nad on inimestena ka toredad ja nuinnud. Meil on ees Poola laul. Damn. Freedom. Just freedom. Ja ongi kõik sõjad lõpetatud. Aitäh, Poola. Mille peale kihla peame, et ta lemmiklauljad on Beyoncé, Whitney Houston, võib-olla veits ka Mariah Carey. Minu arust see enda lavaenergiast jääb siin puudu, et need tantsijad teevad nagu enamuse tööst ära, mis selles mõttes, et tal on mega tugev vokaal ja ega see võib-olla ei peagi rohkemat tegema, aga kui tal on nii kuidagi üles ehitatud siukse nagu energia peale see, siis minu arust ta ise nagu sellel laval enda laulu väga hästi maha ei müü. Okei, Rootsi on järgmine. Vot Rootsi laulu kohta mul on palju öelda. Melodiifestivalen ehk siis Rootsi eurolaulu valimine on hästi suur asi. See on Rootsis suur asi, see on kogu Euroopas ja eurofännidele suur asi ja sellel aastal nende lauluvalikud olid kohutavad. Iga järgmine laul, mis seal finaalis tuli, oli eelmisest veel halvem. Ja see laul tõesti oli neist kõikidest kõige parem, aga kas nüüd hea? See laul on hea ainult siis, kui ta ei laula. See tümps on mega. Kui see laul oleks selline ilma selle tümpsu kohata ja tümpsu refräänita, see ei jõuaks mitte kuskile. Kuna seda laulu tegelikult haibitakse ülipalju, siis mulle natukene võib-olla meeldib. Et see, mis ma siin praegu räägin, on väga selle põhjalt, kuidas ma tundsin siis, kui ma seda esimest korda kuulasin. Ja võib-olla ka teist korda. Et nüüd, kui ma olen seda pidanud kuulma mingi 5 korda, nõksutan kaasa ja algselt nõksutasin ka oma puusi kaasa, siis kui see tümps käib. Lihtsalt see laul on jama ja ma ei tolereeriks seda, kui sellel laulul läheb hästi, sellepärast et see on Rootsi.
Minu arust Rootsi võiks saada väikse läraki vastu tagumikku ja väikse reality checki, et äkki ei looda ainult selle peale, et me oleme rootslased, me oleme Rootsi, meil läheb kogu aeg hästi. Tõesti, sellel artisti enda taustalugu on väga südantpuudutav. Tõesti, ma tahaks, et tal oleks elus kõik hästi. Aga ma olen Rootsi heiter sellel aastal ja ma ei saa back down ida. Korra juba hakkasin siin praegu tagasi samme võtma teiega ka ja ei! I hate it! Disgusting. Järgmisena on Taani. Det var sidste gang, men du har mig. Ja, du har mig. Sellele laulule täiega ennustatakse edu ja ta on ennustustes teisel kohal praegu. Lilla natten står i flammer, glemmer selv. Holder min anden, Aga Soomele see konkurentsi ei paku. glemmer at vi Mitte ükski laul ei paku konkurentsi Soomele. før vi går, før vi går, før vi går, før vi går, yeah. Mulle meeldib see, et siin on hästi palju erinevaid stiile selles laulus ja see lava kontseptsioon on väga lahe. Natten står i flammer, glemmer selv. Holder min anden til vi brænder ihjel. Mulle see laul meeldib, minu arust see on lahe, see on erinevaid stiile, see on äge, see on ka siuke modernne, aga toimiv modernne, see lava on lahe, see kast on lahe, ta ronib selle kasti peale, siis ta läheb selle kasti sisse, see on väga cool ja mina soovin teile edu, aga mitte võitu, sest Soome võidab. Okei, kuulge, meil on viimased 3 laulu, millest minu mäletamist mööda kõik on kehvad. Me alustame Lätiga. No jälle on igav. Selles mõttes, et kui ma teaks, millest ta laulab, siis võib-olla see mõjuks mulle, aga praegu mulle see laul ei mõju. Sorry, lätakad. See lava kontseptsioon mulle tegelikult meeldib. Ta on siuke suhteliselt lihtne, aga väga mõjus ja toimiv. Et sellega on nad 100% naelapea pihta löönud. Lihtsalt see laul ise on, mis on. Luksemburg. Täpselt üks cursive singer oligi siit Eurovisiooni lauluvõistluselt puudu. When all was fun and games wasn't hard. Vähemalt talle endale meeldib sellel laval olla ja ta ise naudib seda protsessi. See on ju tore! Let it out, let it in, let it go for my sins. In my roots, in the mind, and I lean my head back. But then nature she knows. See on veganite ja hipide propagandalaul. Oh my god, lõpuks viimane! San Marino. Ja arvake mis, Sen Heat on jälle tagasi. Sen Heat on see, kes Floridaga Eurovisioonil käis. Ja teate veel mis? Tal on jälle üllatuskülaline. Seekord on selleks Boy George. All the boys in the back, wearing black, looking like they're up to something. Yeah. All the girls on the floor, looking for something more like it's all or nothing. Meeldib, et ta isegi ei peida seda, et ta ei laula otse siin praegu. Täiesti suvalt käib see mikrofon, ta suu on ka vaevu lahti üldse. Go Queen! There you are, gotta go ahead and show them all your scars. Gotta always show exactly who you are. Let them know you're a superstar, superstar. Kas mitte Elisa Kolk ei pidanud ka San Marino lauluvõistlusele minema või? Mis sellest sai? Mis sai Elisa Kolgist San Marinos? Kas ta tuleb Eurovisioonile samamoodi lihtsalt ekraanile või? Aitab! Mis ma siin ikka pläran? Laul on ju meh. Eks näis, kuidas ta laivis laulab seda laulu, sest siin ta ilmselgelt seda laivis ei teinud. Aga teate, mul on jumala kopp ees nendest jamadest lauludest, mis siin lõpus kõlasid, et me lõpetame selle video ikkagi positiivsel noodil. Nimelt me kuulame uuesti võidulaulu. Aga otse loomulikult Soome riik! Hoids meist on vihaikutaan, mut tuleb vielgi leidin. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitin. Oh, saanko palaa? Mina oma
omalt poolt tänan, et te seda videot vaatasite. Kui te nõustusite minuga või kui te olete mingite lugudega täiesti erineval arvamusel, andke sellest all kommentaarides teada. Seda ju Eurovisiooni lauluvõistlus teebki. See jagab arvamusi, see jagab mõtteid ja võib-olla teile meeldisid mõned laulud, mida mina absoluutselt silma otsast ka ei sallinud. Ühesõnaga, kui keegi küsib, kust ma pärit olen, Soomest. Ma olen soomlane, ma olen täiesti soomlane. Halloo, kus sa oot liegin heidin, miten tunteet võid jäädyttää, kus sa oot liegin heidin, saad mu palamaan, saan sus palamaan, oot niin, kuuma mut jää külmä. Noh, see ei ole soomlane teie jaoks või? Ma kohtun teiega millal iganes. Vaadake Eurovisiooni või ärge vaadake Eurovisiooni, vahet ei ole. Mina soovin teile ilusat päeva jätku või nädala jätku või lihtsalt elu jätku ja kohtume järgmisel aastal Soomes. Nii lihtsalt on. Palju õnne Soome Eurovisiooni võidu puhul. Palju õnne. Kus sa oot liegin heidin, miten tunteet vois jäädyttää. Kus sa oot liegin heidin, saad mu palamaan.